Kujuta ette, et sa oled täiesti võõras riigis, linnas, mida sa pole kunagi külastanud, sul pole sularaha, pangakaarti ega öömaja ja sa oled täiesti üksinda. Just sellise seikluse võtsin ma ette ühes maailma luksuslikumas ja kallimas linnas, et viia ennast mugavustsoonist välja ja kogeda maailma natukese teise nurga alt. Selle videoga tahan ma näidata sulle, et just kõige paremad ja meeldejäävamad seiklused ei vaja alati raha. Sellel teekonnal sain ma tuttavaks uute sõpradega ja isegi 2 uut tatuud. Saan täie südamega öelda, et just see seiklus jääb mulle elu lõpuni meelde. See on minu 36 tundi Pariisis ilma rahata. Kuna maandusin Prantsusmaale 12. novembri vara hommikul, siis puukisin juba eelmine õhtu lennujaama lähedale hotelli, et ilusti välja magada ja alustada seiklust puhanuna. Puukides hotelli küsis äpp, kas soovin ka hommikusööki. Ei aitäh, ma kõndisin enesekindlalt hommikusöögi alasse ja see oli lihtsam, kui ma arvasin. Jumal tänatud, et ma ei maksnud 13 eurot selle Rootsi laua eest. Einele veel lisandus üks keedetud muna. Tuleb välja, et see ei ole keedetud muna. Mis me nüüd teeme? Ma päris täpselt ei tea. Veits on külm. Kõik on udune. Kuhu ma lähen? Mida ma teen üldse? Ma ei tea, mida ma teen. No number 1, me peame ikkagi Pariisi jõudma. Me oleme 100 kilomeetrit hetkel Pariisis ja sinna me jõuame oma esimese... Ei, see on meie teine challenge. Esimene challenge oli saada endale hommikusöök. Teine challenge, me peame jõudma kuidagi Pariisi, mis on 100 kilomeetrit sellest väiksest linnast, kust ma hetkel olen. Kuidas me sinna saama? Mul on mõned ideed on. Ma arvan, et me läheme rongiga. Kus on rongijaam? Kas siin on rongijaam? Ma ei tea. Kurat. Mu emal oli õigus. Ma oleks pidanud seda ikka ennem veits läbi mõtlema. You speak English? Yes, un petit peu. Yeah. Where is Paris? Which way is I have to get to Paris without any money? Train or hitchhiking? Train. You take a train, you go to the street at your left. Where do you come from? Estonia. 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 Yeah. You come with plane? Yeah, with the plane. And I landed with no credit card, no cash, and now I have to get to Paris. Be careful and Get robbed? in the barrier. Be Okay. careful, huh? Yeah. Because Yeah. bing. You drink coffee. Of course, yes. But I don't have cash. Coffee. Yeah. Hello! How are you? Merci. Moi c'est Nico. Même tout le monde. Mais j'aime la queue. J'aime la chatte. Remets ton truc. Thank you for the coffee. I will try to get to Paris. Cheers. Bonjour. Bonjour. Merci. Tu viens en mettre. Thank you. Thank you for the coffee, man. I'll try to get to Paris. See ya. Just sellepärast ma tahangi teha seda challenge'i, tutvuda uusi inimesi, saada oma tasuta kohvi ja see on alles algus. Ma tõesti ei tea, mis on ees ootamas. Kutid, kes seal olid, need olid elumehed, ma ütlen ausalt. Proovime meie kohvi. Suurepärane kohvi. Aga nad ütlesid siit otse, ringteeni paremale otse ja peaksime kohal olema. Et ma hakkan kõndima ja annan teada. Oleme nüüd rongijaamas. Millegipärast ma näin mitte ühtegi Pariisi rongi. Lähme vaatama. Rong Pariisi läheb poole tunni pärast. Ma ütlen ausalt, see kõik näeb siin väga kahtlane välja. Ma ei tea, kuidas meil ma piletite peal oleme, aga me proovime kindlalt. Sest et ma näen siin piletikontrolörid on igal pool. Seisavad seal. Nii, sain natukene infot. Meil on tund aega veel aega. Tuleb välja, et 10:40 läheb hoopis rong. Ma ei tea, ma lähen otsin kuskil mingi koha, kus ma saan natuke akusi laadida, sest et meil hakkavad juba rakud võiks tühjaks saama, millega me üldse ei arvestanud. Ma otsustasin istuda maha, laadida akusi ja mul tekkis huvitav idee kirjutada Pariisis olevatele tattoo-artistidele ja teistele firmadele lootes saada täiesti tasuta ja hullumeelne kogemus, kuid ma poleks elu sees suutnud uskuda, et ma leian piisavalt crazy artisti nagu tema. Ta ütles jaa. Oh my god. Me saame tattoo. See trip tuleb haige. Ma kirjutasin Langevarju kohdale, ma kirjutasin kinodesse, ma kirjutasin tattoo-artistidele. Lihtsalt ma panin Pariisi ja hakkasin järjest lihtsalt inimestele kirjutama ja me saime oma esimese jah. Et täna me läheme teeme tattoo endale. Ja ma juba valis välja ka. See on mul tegelikult väga pikalt mõttes olnud. Seda tattood ma olen juba pikalt andnud teha. Aga ma arvan, et täna, just praegu, siin kohas on see kõige õigem asi, mida teha, sest et tuubad excites ja me teeme täpselt seda. Nüüd me peame lihtsalt Pariisi jõudma. Ma ütlesin talle 12:30, sest et 10:40 läheb meil rong. Meil on 20 minti aega, nii et ma arvan, et peaks hakkama liikuma tagasi rongijaama poole. Meil said ühed akud juba tühjaks, ütles mul hakkab ka telefoni akud tühjaks saama, nii et peame kuidagi hakkama saama.
ma ei tea, lähme vaatame, proovime peale saada. Tundub, et me liigume või midagi peaks vahepeal muutuma, kui küsitakse mingit piletit või midagi, ma panen uuesti tööle. Nii, me oleme jõudnud nüüd ilusti Pariisi, piletit polnudki vaja. Nüüd on lugu selline, et mul on kõht päris tühi ja ma ei taha veel ära süüa seda toitu, mis ma hotellist kaasa võtsin. Ma mõtlen, et peaks proovima McDonald's. Mul on üks idee. Kell on 12, meil on pool tundi aega, siis me peame minema sinna Tattoo'sse. Nii et lähme proovime kuskilt süüa saada. Õnneks on see Tattoo koht siin samas. Ma pean lihtsalt leidma... McDonald's. Sorry, we ordered like 5 minutes ago. We had like a big bag with... Wait a minute. Okay. I'm doing travel in Europe. In the shop. Ja see ei töötanud. Ma olin seal päris kaua, ma rääkisin nendega veel päris pikalt ja nad ütlesid, et siin Prantsusmaal tehakse seda sama, et inimesed tulevad, ütlevad, et nad ei ole saanud oma toodet ja et see on mingi probleem ja ilma checkita ma ei saa. Nii et see on natukene halb, et me ei saanud seda, nii et ma ei tea. Igatahes ma tean seda, et mul on kõht tühi ja ma tahan süüa. Aga vahepeal on päike välja tulnud, päris mõnus soe, päris palju politseisi ja igasuguseid linnahelisi. On est à Paris. On est à Paris. Ouais, qu'est-ce que je te dis, mec? Ici t'es dans le 60, ici t'es dans le 75, donc évite les chromes. Paris c'est notre bassin. Ici on te casse le bassin, c'est un ring de criminel qui t'a sorti notre du bassin. Assassin. Dis-moi, il faut que je me démarque. Je suis un sniper. Je monte à la tête, pire qu'un film de Wesley Snipes. Hey. Nii, kell on jõudnud sinna maale, et kohe saab 12.30 ja lähme teeme selle tattoo ära. Ta ütles mulle, et ta teeb selle idee, mis mina tassin, teeb mulle ühe veel. Prantsusmaa, kes inimesed on tõesti nii toredad ja nii lahedad ja siiamaani kõige parem trip üldse, mis mul on olnud. Prantsusmaa on nii ilus, siin on nii palju teha, see on nii suur linn, Pariis tähendab ja... Ma olen väga elavil tänase õhtule. Kui ma oleks vaid teadnud, et tänane õhtu tuleb kõige raskem ja ebameeldivam öö, mis ma olen kunagi läbi elanud. So you're staying only 24... 36 hours. You're from Estonia. I'm from Estonia. I'm from Finland. Oh, you're from Finland? What you doing here? Tere tulemast! What are you doing in Paris? I am living and working here. Oh, Yeah, that's I've been really here nice. for 6 years. 6 years? Yeah. So I tried to check the lettering, style. Yeah. Send me. Kuna Sandy oli nii laheda iseloomuga ja esimene inimene, kes meile jah ütles, lasin ma tal ise valida enda disainidest oma lemmiku ja teha selle, kuhu ta tahab. Let's rock. Piece of cake. It was fun. It was so much fun. Thank you for coming. I'll maybe see you tomorrow. See you tomorrow. Nii, tattoo saime actually tehtud. Ma tegin endale käe peale Do what excites, tee seda, mis sind erutab, on eesti keeles. Tee seda, mis sind erutab, issand eesti keele nimelik. Aga do what excites, tee seda, sa tahad teha, tee seda südamega, tee seda hingega ja ära tee seda, mida sa ei taha teha. Ära tee kedagi, mitte midagi kellegi teise jaoks, ära ela oma elu kellegi teise jaoks. Sina oled oma õnne peremees, sina elad oma elu ja kõige tähtsam on see, et sina oled õnnelik. Ütlesin, mu kõht on päris tühi. Mu jalg, mu jalg. Saime viimati kell 8 hommikul. Ma ei ole söönud 7 tundi. Ma võtsin natuke süüa kaasa ka. 2 banaani sõun. Nii et ma arvan, me sööme 1 banaani, 1 õuna ära ja hakkab juba parem. Mobbing with my brothers, there's no question, keep it real. Whether we East Coast or Norway in the hidden hills. In the poppin' straps of blue faces, not the pills. Lõunaks siis 2 banaani ja 1 õun söödud. Kohe on juba palju parem olla. Me otsime kiirelt mingi hotelli, kuhu kohta ma saan panna akusi laadima. Ja siis lähen vaatame vaatamisväärsusi. Vaatame selle Eiffel Tower üle ja... Ma leidsin lõpuks hotelli, kuhu ma sain maha istuda, laadin oma akusi ja nad lasid isegi oma arvutit kasutada. Ma vaatasin natuke ringi, tõmbasin telefonisse siukse äpi nagu Free Now. See on põhimõtteliselt nagu Bolt, ainult et Prantsusmaa oma. Ja ma sain endale 20 eurost voucheri. Kohe, kui ma panin selle sooduskoodi G-Maps 2 ja ma saan ka tõuksidega ringi sõita sellega. Nii, oleme leidnud endale tõuksi ja siin ma vaatasin, sa saad isegi telefoni laadida. Meil on siin 10 eurine voucher ja paneme start rental. Olemas. Ja ta laeb.
see actually loeb. Ja ma oleks praegu auto alla jäänud, nii et ma panen selle kaamera nüüd ära. Nüüd oleme jõudnud oma õhtuga lõpuks sinna, mida ma olen väga kaua oodanud. Me oleme lõpuks Eiffel Toweri juures. Okei, ma ütlen ausalt, turvaolukord on väga muutunud Eiffel Toweri juures ja ilma piletita on praegu ikka väga raske sisse saada, sest et nad kontrollivad 2 korda. Ühe korda siin checkpointis ja siis seal eemal on telk ja seal ka kontrollivad. Ja see järjekord oli ka nii pikk, et ma lihtsalt ei tea, kas mul on üldse mõtet passida seal järjekorras ja siis teada saada, et ma isegi ei saa kuhugi. Ma olen kõik need emotsioonid, mis mul hetkel käivad. Ma olen ikka nii õnnelik, et ma selle ära tegin. Me saime tasuta hommikusöögi, saime tasuta rongisõidu, me saime tasuta 2 tatuud. Mul oli imeline aeg praegu siin Eiffel Toweri juures, suurepärane muusik, kes siin tegi oma etteastet. Kõik on lihtsalt nii imeline olnud. Aga nüüd tuleb see natukene raskem osa. Meil on vaja tänane õhtu üle elada ja kindlasti me ei tee tänaval. Nii et me otsime endale mingisuguse hotelli, kus kohas me saame mingi conference room'is või siis kuskil lobis, kus me saame lihtsalt magada ja loodame, et keegi meid üles ja nii möödas on umbes mingi tund aega viimasest korrast, kui me rääkisime, sellepärast et vahepeal tegin Instagrami laivi koos Maribeliga. Ma ütlen ausalt, mu jalad on täiesti väsinud. 30 000 sammu teinud täna, rohkemgi veel ja ma ei tea, kus kohas ma ööbin. Tahan lihtsalt kuhugi lobisse juba magama minna. Ja täpselt niimoodi Pariisi kesklinnas toimubki. Inimesed tantsivad lihtsalt kesklinnas, kes pole mitte ilus. Me läheme praegu Hilton hotelli. Vaatame, kas me siit saame kuhugi. What? No way? Oh, okei. Tuleb välja, et see ei ole õige koht, kuhu minna. Nii et läheme siis sealt poolt. Ütlesi see härra, kes minuga rääkis, jällitab mind praegu ja ma ütlen lihtsalt suvalisi asju, kuni me jõuame üles. See ei ole just ideaalne. Sest et siin ei ole mitte midagi teha. Siin ei ole conference room. Meil ei ole mõtet siin hotellis olla, sellepärast et siin ei ole mitte midagi. Nii, me oleme jõudnud mingisse hotelli. Ma istun siin praegu kuskil poes. Ma olen nii väsinud, pole midagi ikka veel söönud, õht on täiega tühi, tahaks magada. Kell on 12, ma olen 35 000 sammu teinud, akud hakkavad tühjaks saama. Nüüd on see osa videost, kus lihtsalt vaikselt hakkan murduma. Aga pole midagi, 20 tundi on tehtud. Ma tiksun natuke siin, vaatan kaua mul lastakse siin olla. Ma sain laadida akusi ja puhata jalga täpselt 25 minutit, kuni juhtus see. Siia tuli just siis töötaja ja ütles, ma võin siin kella 1-ni olla, ehk siis 40 minutit veel, siis peale seda edasi saab, ma ei tea. Nüüd me läheme tagasi väljas, kell on 1 öösel, linnatänavad on tühjad. Nüüd läheme järgmisesse hotelli, see on siit 23 minutit kõndimist. I will try that, thank you so much. Öeldi, et koroona pärast nad ei tohi enam seda teha. Nad on seda varem teinud, see on okei olnud. Aga receptionist andis mulle siukse koha Plaza de Clichy. Järjekordne 20 minutit kõndimist. Mis seal ikka? Kõnnim edasi. You speak English? No, I don't speak English. I'm here for one day. Bye. See on siis see koht, mis mulle öeldi, et ma tuleks. Ma tõesti ei tea, kas ma tahan metroos ööbida. Mitte sellepärast, et see oleks halb koht, kus ööbida, aga ma lihtsalt kardan oma asjade pärast. Ma ei taha, et midagi mult ära varastatakse. Aga seal on McDonald's. Lähen vaatame, kaua see Mac lahti on. Äkki me saame natuke seal tiksuda. Muidugi see Mac on kinni. Energiatase tegelikult on isegi praegu päris okei. Lihtsalt mõttes on üks tore hea voodikoht, aga tundub, et seda voodikohta meil täna ei tule. Pole hullu. Sometimes lose, always win. Meil on hea kogemus olnud vähemalt. Ma isegi ei tea enam, mida öelda. Ma isegi jaksa seda kaamerat teida. Tai, tšau. Oma teekonnal nägin ka kuulsat Remi Ratatouille'ist ja sellel hetkel ma lihtsalt ei suutnud enam kaameraga filmida ja otsustasin kõik motellid ja hotellid läbi käia, lootes leida lobi, kus panna silmlooja, aga kahjuks sellega meil õnne ei olnud. Kell on 4 hommikul, endiselt kõnnime mööda Pariisi tänavaid. Kogu aeg siuke tunneb midagi kukk. 4.05. Kell on 20 minuti pärast 5, endiselt kõnnime mööda Prantsusmaa tänavaid. Ühtegi normaalset hotelli pole vastu tulnud. Tegelikult energia on isegi täitsa okei. Energia poolest on fine, jalad annavad veits tunda tattoo pärast ja kõht on nüüd vaikselt tüü. Õues natuke märg, vihm on sadanud vahepeal natukene. Tahaks kuhugi pingi peale lihtsalt maha istuda ja lihtsalt istuda, silmad kinni panna ja äkki ma saan paar tundi und. Kell on 6 hommikul. Hotellidega oleme ametlikult täiesti alla andnud. Ma olen leidnud mingisuguse pingi. Kõige suurem ja mugavam pink hetkel, mis ma olen leidnud.
mõtlen, et võib-olla teeks paar tundi uinakut siin. Ühtlasi sain esimese siukse hirmsa kogemuse. Ma ei saa öelda, et mind üritati päris röövida, aga me olime väga-väga lähedal. Ma pidin tegema fake Messengeri kõne, et sellest kütist lahti saada. Ja peale seda ma otsustasin, et tõesti see vastab tõele. See on natuke ohtlik linn. Kaamera on mul ilusti siin kotis. Kott on mul seotud nende pükste selle külge. Vaatame, kas saame und. Nii, nagu te näete, siis ma olen tagasi Pariisi tänavatel. Kell on 7:49, ma sain umbes siuke tund 10 magada. Nüüd me liigume rongijaama poole. Lähme rongi peale, lähme lennujaama. Rongis teeme väikse siukse 2-tunnise näpi ja lennujaamas ka. Polnudki kõige hullem. Aga siis ma mõtlesin ümber, kuidas ma saan lasta oma viimased 4 tundi Pariisis raisku. Nii et lähme muuseumisse, vaatame Mona Lisat ja äkki on veel midagi toredat näha siin Pariisis. Ühtlasi me oleme viimase 24 tunniga teinud 60 000 sammu ja mu jalad ei tööta. Need on lihtsalt autopiloti peal, mul on täiega valus ja mu käed on ka päris valusad juba. Lihtsalt selles kaamera hoid. See kaamera kaalub umbes mingi 2,5 kilo terve selle varustusega. Ja kui sa seda terve aeg pead täiesti enda ees hoidma ja sa lõpuks väsid ära. Sellepärast ma kogu aeg vahetangi vasakule paremale, sest üks käsi väsib ära. Mona Lisat me saa minna vaatama, sellepärast et 3-tunnine järjekord. Kuna Pariisis polnud meil enam midagi teha, otsustasin 3 tundi varem liikuda tagasi lennujaama ja üllataval kombel kohtusin seal ka enda sõbrannaga, kes heas südamest ostis mulle Red Bulli. Aitäh, Liisu! Vaadates tagasi sellele teekonnale olen ma tohutult õnnelik, et ma selle ära tegin. Pisikese ajaga kogesin ma tegelikult tohutult palju ja tutvusin uute inimestega ja sain isegi sõbra. Ma õppisin selle reisiga, et ela hetkes, naudi oma ümbrust ja ka parimad momendid su elus ei vaja alati meeletut summasi ja palju planeerimist. Aitäh sulle, et vaatasid mu videot ja kohtume juba peatselt. Tuubadeks saits!